selle jutu peale, mis ma räägin ja võistluses on meeskonnad ja on auhinnad. Seda isegi Kairi ei teadnud, need käsitlevad. Nii et, ja see on selline võistlus, ma saan aru, et suurematel kohe hakkavad kõik kehosed sügelema, tahaks ka võistelda ja kommi saada. Teie olete passiivsed pealtvaatajad ainult. Kõik, kes on lapsed, on ju alaealised. Ja ütleme, vanuses kuni kuskil 14-aastased, kuni 12 võib-olla saavad osaleda. Niimoodi. Kas te olete valmis? Olete valmis? Nii. Taavi paneb siia ka ühe teksti. Ma loen kõigepealt ühe selle teksti ette ja proovige seda teksti, kui sa oskad lugeda. Proovi kaasa lugeda ja kui sa lugeda ei oska, siis kuula, mida ma ütlen. Sest on väga oluline, see tekst on hästi oluline selles võistluses osalemiseks, osavõtmiseks. Niimoodi. Ja see tekst räägib, see on siis üks lugu sellest, mis räägib sellest, kuidas Jeesus sündis. Piiblis on sellised raamatud, mille nimed on evangeeliumid ja nendes evangeeliumites ongi need lood kirjas. Aga mis evangeelium on? See evangeelium on kreeka keeles ja sõna, mis kui ära tõlkida, siis see tähendab hea sõnum. Ja see on see, et kui sulle öeldakse, et kui sa natuke aega tagasi lööd, et meile sünnib venna, siis see hea sõnum, õigemi tegelikult see väike Albert ongi see hea sõnum. On ju? Või kui sulle öeldakse, et sa saad jõuludeks 10 kilo šokolaadi, siis see rõõmusõnum ongi see 10 kilo šokolaadi. Või see, et sulle öeldakse pärast jõule, et nüüd me läheme hambaarsti juurde ja hambaarst ongi see rõõmusõnum, et saavad hambate korda. Niimoodi. Olgu, aga kuulake nüüd seda lugu. Nüüd on see hästi oluline. Poisid ka. Kõik kuulavad. Kõik, kes tahavad osaleda. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maaria, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep, kes oli õiglane ega tahtnud Maariat avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maariat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus. See tähendab, sest tema päästab oma rahva nende pattudes. Kõik see sündis, et läheks teile, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. Enne neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enda juurde, ent ei puutunud temasse enne, kui Maaria oli poja ilmale toonud ja pani lapsele nimeks Jeesus. Ja siin loos oli mitmed selliseid võõraid sõnu ja keerulisi sõnu, aga selles loos, mis teile meelde jäi? Et mingid halvatud. Halvatud ei olnud. Et ingel tuli Joosepi sinna Ameerika. Millal see tuli talle? Joosepi juurde? Siis, kui ta sai teada, et Maaria ootab last. Aga kas see oli see, et ta kõndis tänavalt ja siis tuli ingel või mingi teisel ajal? Unes tuli, jaa. Ja mida see ingel ütles Joosepile? Pane teise laste nimeks Jeesus. Pane lapse nimeks Jeesus, väga hea. Aga seal oli veel üks väga oluline asi. See ongi üks asi, mida... Jeesus tähendab seda, et ta päästab enda rahva pattudes. Jaa, see nimi Jeesus tähendabki Jumal päästab. See on üks teine keel, heebra keel ja see niimoodi on. Nii, sina tahtsid ka midagi öelda? Et see ingel palus talt, et teda hüüdaks ja ütleks nimega Immanuel. Ja see tõlkes tähendab Jumal on meiega. Aga see on üks väga oluline sõna, mida Jumal ütleb või läbi ingli kaudu Jumal ütles Joosepile, see, et ära karda. Ja see on üks kõige olulisem asi, et kui me usaldame Jumalat, ütleme, et me oleme Jumala lapsed, siis see tegelikult tähendab see, et isegi siis, kui on midagi väga keerulist tulemas, on ju, kui Joosep ja Maaria, see oli nende esimene laps, ja tegelikult nad ei teadnud, mis see kõik tähendab, kui nüüd see laps tuleb.
siis Joosepile oli see oluline sõnum, et ära karda. Ja see on ka meile kõigile. Et me võime teada, et kui me elame koos Jumalaga, siis isegi kui tuleb midagi, millest me täpselt ei tea, mis on, isegi mis võib tunduda väga hirmus, siis me võime öelda Jumalale, et Jumal, ma ei pea kartma, sest sina oled minuga. Ja hiljem, ja täna me ei hakka rääkima kogu Jeesuse elulugu ära, aga on see, et võib-olla sul on ka mõnikord selline koht, kus on ikka keeruline olla. See võib olla lasteaias, see võib olla koolis, see võib olla kodus. Mõnikord on niimoodi, et ma ei tea, vanem vend võtab sult midagi ära ja sa mõtled, et miks ta võttis ja tahaks talle anda tou, lüüa teda. Ja siis sa mõtled, et ma ei taha seda teha, sest et ma tunnen Jumalat ja isegi, või on vastupidi, kui ma olen teinud ise saan mingi jamaga hakkama, siis kui ma olen jamaga hakkama saanud, siis tavaliselt, ma ei tea, kuidas teil, aga kui ma olin kunagi selline väike laps ka, ise ka ei usu siiamaani, siis ja mul oli vanem õde, siis mu esimene reaktsioon oli, et ma tahtsin näidata, et tema tegi selle jama. Et mõte oli see, et kui minu jamaga, see, mis mina tegin, ei tegeleta, siis äkki unustatakse ära. Aga see, et ma võin öelda Jumalat, et Jumal, ma ei tea, kuidas selle jamaga toime tulla, aga ma ei taha valetada ka. Näiteks. Et see ära karda. Et see on üks asi, mille võib-olla võiks tänases sellesse jõuluajas meelest pidada. Ja Jeesuse elu ei olnud väga lihtne elu, mida ta pidi elama. Ja Maarja ja Joosepi elu ei olnud ka väga lihtne, mida nad pidid elama. Neil tuli palju lapsi ja Joosep suri üsna noorelt ära veel. Ja Maarja pidi üksinda neid lapsi kasvatama. Ja Jeesus hiljem ta isegi löödi risti, tapeti ära. Aga seda Maarja terve elu ja Joosepit nii kaua, kui ta ka elas, saatis see mõte, et ma ei pea kartma. Ma ei pea kartma seda, mida teised mulle ütlevad. Ma ei pea kartma neid asju, mis mu elus tuleb, sest Jumal on minuga. Vot, nii, aga see on nüüd selline maailma kõige lühem jutlus, mida ma olen suutnud teha. Aga nüüd tuleb väike võistlus. Ja selleks ma vajan, et te teete 3 võistkonda. Aga see ei ole mingi jooksmise peale. See on selline, kus on vaja teadmiste peale. Nii et tehke 3 võistkonda, kõik lapsed. Seal ka. Ateena tule siia ja kes seal veel on ka, tulge ka. Anna ja... Nii. Lukas, ole võisi. Mis hakkab poisiga minna? Tule siis. Aga